Airis. Ja kätte on jõudnud järjekordne meie testiga videoseeria numbriga 4. Ja oleme tulnud siia Ülemiste MyFitnessi, et siis proovile panna treeningvarustus. Just, ühesõnaga oleme välja valinud 3 erinevat paari tosse. Ja mina valisin omale välja vabaajast runnerid, jooksust võtsin ma omale sumo loadid ja kõige populaarsemad treeningialatsid. Minul on treeninguks siis populaarne Nike Metcon 4. Vabaajaks võtsin omad vanad lemmikud Nike Huaranchet ja jooksuks siis Nike toestusega mudel Zoom Structure 21. Nii, aga täna meil on ka üks üllatuskülaline. Ja, meil on Nike Master Trainer Sandra Raju, nii et lähme otsime üles ja vaatame, mida ta meiega peale hakkab. Lähme vaatame, kus ta on. Seal ta on. Tšau! Kuna me testime siin jalanõusid, siis kas on sinu arvates vahet ka, mis jalatsi või trenni tulla? Jaa, absoluutselt. No, treeningtoss on ikkagi mõeldud treenimiseks ja jooksutoss on mõeldud jooksmiseks ja vabajalad on mõeldud vabaajal käimiseks. Et see natuke nagu, nad on üsna sarnased, eks ole. Et nad tegelikult näevad sarnased välja. Aga võtame näiteks, et kui sa hakkad seina pahteldama, siis näiteks sinu tossud on tordilabidad ja minu tossud on siis nagu spetsiaalselt seina pahteldamiseks mõeldud. Siis tegelikult see justkui nagu ajaks asja ära, aga see ei ole selle jaoks mõeldud. See funktsionaalsus on hoopis teine. Et kui nad jooksutossud on mõeldud ühesuunaliseks liikumiseks, siis ja sa hakkad neid panema liikuma küljed küljele, siis lihtsalt nad lihtsalt läheb katki ja see on rahareisega. Väga super, igal juhul targad sõnad. Ja Iris, mis nüüd siis saab? Ma arvan, et lähme proovime need siis reaalselt järgi, mis meie arvame nendest alatsitest, et vabaaeg ja jooks ja treening, et mis siis sobib siia jõusaali kõige paremini. Tegelikult harjutused on lihtsalt, midagi keerulist ei ole. Paneme neid lihtsalt liikuma erinevatesse suundadesse, otse, külge suundadesse, tagurpidi, et siis lihtsalt tunnetate ära, mismoodi teie jalg liigub. Te võite täitsa moodi selja taga tulla, et näete kõik koos nagu. Võrki kõrreda, tule. Jooksab 8. Ja see oli ees tagasi. Okei. Kogu aeg põlve suunab kogu välja poole. Teeme selle. Astud. Ja nüüd hästi madalalt nagu. Nagu mõtled selle peale, et sa oled Xenia Balta. Astud üle selle tõkke. Xenia Balta. Ja nüüd läheb hästi siis võtame järgmised harjutused. Võtame. Viis ette. Kuigi endal suht lemmikud on need Huaranchet trammide peal joostud super hea nendega, aga mitte trennis. Ja minu sama suht siuksed nagu jäigad on jalas. Ma Tegelikult ma arvan, et see ka, et kui te nendega veel pikemalt teeks, siis nad hakkaksid jube palju higistama. Okei, paneme jooksupeid jalga. Nii, vabaaja jalatsid on nüüd testitud ja minul on siin LD runnerid, mida ma testisin ja ütleme nii, et trenni ma ei soovita kellelgi nendega tulla, need on väga ilusad jalatsid, aga trenni tingimustes on need väga ebamugavad. Niisugused jäigad ja pigem sobivad kõndimiseks ja tänavale, klubisse. Koos kleidiga võib-olla. Nii, kuna nad on nii ilusad jalanud, siis ma annaksin nagu jalatsil ise, ma annaksin 10, sest on nii ilus, aga treeningu mõttes ma annaksin 3-4, et nagu, sa võid tulla näitama neid trenni, aga ei soovita, rikub jalad ära ja... Need võivad olla need tossud, mis su trenni viivad. Trenni viivad, jäävad kappi. Minul täpselt samamoodi. Kuigi nad meeldivad mulle rohkem kui mõni muu vabajalad, aga sellegi poolest trenni kontekstis ma annaksin neile tugeva 4. Aga järgmiseks on meil juba jalga pantud jooksutossud. Nii et lähme siis vaatame. Lähme teeme miks trenni. Lähme uuesti trenni. Check 1, 2, 3. Okei, sõbrad, kuulge, aga teeme nüüd veits jooksukat ka, on ju. Tossud on jalas. Süsteem on sama. Ehk siis tuled jooksed siia otsa. Tuled jooksed siia otsa ja lähed jooksed rahulikult tagasi. Ja rahulikult tagasi. Okei, liigume natuke sinna külje poole. Okei, sõbrad, ehk siis nüüd võtad jälle selle küljed küljele. Nonii, hakkad vaikselt pihta.
kujutad ette, et sa ronid, ma ei tea, kus, ma ei tea, kus tahad ronida. No nii. Nendeks harjutusteks on juba ebastabiilne jooksujalatsiga teha koos olla. Joosta oli ikka hulga mõnusam. Et ma võtsin nad nagu jooksutossule peab kumbuks olema pisut suuremad. Nii et nii kui ma paremale või vasakule liigun, vajub mul täiesti välja. Kuidas kükke teha? No kükkidega saab mõtlema. Et siin jalg nii palju ei liigu. Kus tundside? Jooksukad? No jooksukad jooksmiseks olid jumala ideaalsed. Aga kas oli vahet ka, kas te tegite selle tavalise või rohelise pinna peal? Kõva pinna peal pehme ja nii-öelda vaiba peal oli ka ikka pehme. Et isiklikult erinevust väga ei tundnud. Aga vabajaga võrreldes ma annaksin hindeks 7. Aga välimus? No välimus on ilus. Meil on nii palju värve poodides, et värvivalik on ilus. Ma annan 7. Mulle väga meeldib seda. Väga õnnestunud. Küll aga ma ikkagi mainin veel vahele, sest mina olen näinud, et inimesed on mitu jooksutossa paari ära rikkunud sellega, kui nad panevad need jooksutossad liikuma küljelt küljele. Et jooksutoss on mõeldud nagu otsusuunateks liikumiseks, et tegelikult selleks, et oma häid tosse hoida, siis tegelikult tasub investeerida erinevasse. Aga nüüd, nagu juba lubatud, on meil ma olen ka tiivis. Väga populaarsed Nike Metcon uued numbriga 4, siis treenintossud, mis siis alguses kujunesid välja kui CrossFit-toss. Et siis nad on äärmiselt jäigad, väga siledad allaga, kui me jooksutosse puhul räägime pehmest allast. Ja õhkpattidest kuskil kanna või päka osas või selle mudeli puhul siis puhtalt terve tald on meil õhkpadi. Siis Metconil selliseid asju, funktsionaalsus pole, tuleb hoida meid mõnusalt stabiilselt maa küljes. Ja veits kõrgema kanna osa kannad ka. Just oleks mugavam teha kükke, mida me hakkame kohe tegema. Let's go! Kuulge, aga te teate, mida te tegema peate, on ju? Jah. Voo, linduhke. Suru. Voo. Tantsuliigutuse moodi asi. Voot. Trenni peabki lõbus olema. Õige. Treeningus on oma talla poolest üsna laiaks aetud ja nurkadesse on ka siis materjali rohkem võtnud, eriti kanna osas. Kui ma jala maha panen, isegi kui minimaalne liikumine tossu sees mul jalal on, jääb ilusti talla peale ja kuskilt poolt ta välja ei liigu, nii et pluspunktid juba tulevad kirja siin treeningu puhul. Nii. Mis siis on, mis praegu on winner erinevate harjutuste puhul? Siia keskkonda sobib kindlasti treening. Et mina arvan küll nii. Kui meil esimene harjutus oli jooks, selgelt jooksutoss oli kõige parem, kõik omadused tulid välja, oli pehme, oli toestav. Järgmiseks tulid meil küljed küljele harjutused, et kui maandudes jooksutosse puhul jalg vajus välja, siis treeningtoss hoiab teda väga stabiilsena. Nii, treeningtoss mulle siin keskkonnas kindlalt 10 punkti. Pole kahtustki kõige mugavamad, kõige paremad, et 10. 10. Ma annan 9. Mulle joosta ei meeldi. Võib-olla tolle peal. Metconiga ongi natuke keeruline joosta. Kui tahta ka sellist nagu jooksutrenni teha, siis võib vaadata näiteks Nike Freede poole. Et nemad toetavad natuke seda jooksuliikumist ka rohkem. Et Metcon on nagu üsna karm ja tugev. Nagu me alguses rääkisime, et Metcon on välja kujunenud CrossFit jalatsist ja CrossFitis töötatakse kangide suurte raskustega, keharaskustest raskematega. Et seal on ikkagi vaja, et jalg, tähendab, et seljal oleks tugi all ja selle loovad meile ainult puhtalt jalad. Ja kui jalad ei ole korralikult maa küljes, siis ei ole meil ka ülejäänud kehakond maa küljes nende korralikult kinni. Mida me siis testisime siin täna? Ja täna testisime erinevaid treeningjalatosse, treeningjalatseid. Jooksutossud, trennitossud ja vabajatossud. Meie arvamusi kuulsite. Meil oli abiks võõrrattu Sandra, kes meid täna siin aitas ja neid trenne mõnusalt läbi viis. Mina ei tee midagi, teie tegite kogu töö ära. Okei. Ühesõnaga, temaga jätame nüüd hivasti. Saab end iga päev... Mina jooksen trenni treenima. Läheb trenni edasi tegema. Aga teete väga tublid.
jah, hea töö. Okei, lähme tšau, edasi. ma lähen. Trennis näeme, trennis näeme. Okei, tšau. Kindlasti võite kommentaariumis kirja panna meile, kas sobis teile meie väike punkti andmine. Mis oli halvasti, mida järgmises videos võiksime testida, Just nagu seda ikka, subscribe'ige, likeige, jagage. Selle video kõikide kommentaariumite vahel läheb loosi, mida? Treeningtossud. Just need loosime treeningtossud sportlandi poolt välja. Tapad tööle ja like püsti, on ju? Ja järgmise korrani. On ju?